Chris Kärner tegi seda jälle, okei, no nii, vaata, kuulame sellega ära, siis me oleme nagu, siis me oleme selle Chris Kärneri teemadega, oleme nagu kõik ühel pool, aine. Põhimõtteliselt, aga alustame siis ühe videoga ja siis arutleme, mis siis öeldi ja mis tehti. No ma seda videot küll ei viitsi vaadata. Värske siis video Elu 24 on selle ilusti üles ka tõmmanud. Mis on sinu esimesed mõtted? No ütle ära. issand jumal, ma ei tea. Ütle ära. Et natukene nagu veider see, et noh, et kui ma käisin, kui me kutsuti sinna selle, mitte Terevisioon, aga Telehommik. Jah. Kutsuti Telehommikusse rääkima, et siis oli nagu laual oli ka nagu see küsimus, et noh, et no sisuliselt, noh, aga kas ta on nats ka siis või? Ja siis on nagu see, et noh, ma ei tea, on ju, et ma ei saa seda öelda, et minu üks nagu see seisukoht, mis sealt ilmselt ka väga hästi läbi ei tulnud, on nagu see, et meil eksisteerib selline asi nagu krüptofašism, eks ole, mis on siis see, et mingisuguste lollakate natsimeemide jagamine ja saatmine üksteisele ja tegelikult Chris Kärner on väga hea vektor, et näiteks, et Chris Kärner ei pea olema ise nats, on ju, aga kui me saadame talle mingid natsimeeme ja tal ei ole natsimeemida vastu midagi ja ta neid edasi jagab ja kõike, siis see nagu toimib. Kes ei tea, mis asi on krüptofašism, selle kohta uurida, see on väga põnev. No põhimõtteliselt lühidalt ma võin lisada sinna juurde, et krüptofašism on ka näiteks mingi noh, ma ei tea, kas ta tegelikult krüptofašismi alla läheb, aga noh, umbkaudu on, vaata see mingi eipide see teema on ka põhimõtteliselt mingi sama. See, kus need kuradi, mis siin mingi aeg jagati neid kuradi piltena, et mingi, mina olen see mingi ahv ja NFT teema, no see on põhimõtteliselt mingi sama asi. See on väga põnev teema tegelikult. Aga noh, selliste ütluste peale on nagu üha raskem on nagu, et noh, ma ei tea, kas on, et noh, et ma tean juba, mis see vabandus on. Tule selline nali lihtsalt. Yeah, but that has effects on the general population. Et nagu, et ei ole midagi öelda, kui lihtsalt sügavalt taunida. No. Et nagu, ma ei tea. Ma kahjuks ei tea kogu seda konteksti, et ma ütlesin, mida kontekstist on välja võetud, aga kõik see eelnev jutt, kellega ta see jutustas, et nagu, et noh, see info mul puudub, see eeltöö on mul tegemata. Hensik, aitäh, 29 uut. Julgen nagu seda tunnistada. Snapster 2 uut tänu. Sellepärast, et just hiljuti ta võitles ju tegelikult noorte ja laste eest, et kes saaks ilusti EMOs käia tasuta. Et me ei saa ju tegelikult ära unustada, et ka teistsuguse orientatsiooniga laste eest võitles ta. Aga nüüd siis ta tegelikult ründab, mina mõtlen seda, et ta ründab neid samu lapsi. No siis teeme siis samu seksuaalseid teise orientatsiooniga lapsi või siis midagi selliseid. No siinkohal ma ütlen kohe ära, et esiteks ma ise ei näe, et ma kedagi ründan. Jaa, ma seisan siiamaani tasuta EMO eest kuni 19-aastastele, mis Tartus me ka suutsime läbi pushida. See alles, siiamaani seisan selle eest 100%. Nüüd, tulles vähemuste juurde, ma olen alates KOV-i valimiskampaania algusest saati olen öelnud, et ma ei toeta vähemusi. Mul on olemas selle kohta ka videod nii Facebookis kui ka TikTokis. Minge ja vaadake, kui te vähegi huvi on selle kohta. Ja ma arvan, et kõik inimesed, kes mind on viimased 9 aastat jälginud ka sotsiaalmeediast, teavad täpselt samamoodi, et ma ei toeta neid. Noh, kõik. Ma ei toeta kõik. Et ma ei tea, kuidas on võimalik tuua mingi orientatsioon, mingisugune ja panna see kuidagi mingi emo konteksti nagu. Miks see vajalik on? Miks me peame rääkima, et kes kellega magab? Kui inimesel on tal on mingi käsi otsast ära, ta vajab meditsiinilist abi ja siis mingi vend toob teema üles, et kuuled, et aga ta äkki on homo, et sa just nagu võitlesid tema eest ka. Nagu, mida sa ajad? Miks see oluline on? Ma ei toeta tõesti vähemusi, aga nagu see ei tähenda, et ta peaks mingi ära surema sinna kuskile mingi põrandale või et ta peaks mingi 5 eurot maksma selle eest. Okei. Ma teid segaduses.
kas siis lapsed on kõik sama väärtuslikud või ei ole? Kas ta selle peale mõtles ka see, siis kui ta tegi seda ilusat seda juttu seal volikogus? Mis ilusat juttu volikogus? Jaa, ma mõtlesingi seda, mida ma ütlesin ja volikogus, mida ma siis ütlesin? Ma ütlesin seda, ma rääkisin noorperedest. Noorpered on kes? Mitte vähemused ju, selles võtmes, et nad on ju heteroseksuaalid, on ju. Noh, kui me nüüd tuleme selle juurde. Nende ja nende laste eest. Just, selle eest ma võitlesingi ja ma tõin seal selged näited iive tõstmisest. See ongi see, millest ma rääkisin. Nii volikogus kui ka hiljem siin kuradi Facebookis, mis iganes. Et nagu äärmiselt nagu kohatu on tuua mingisugused asju nagu. Et kas ta tegeles lihtsalt populismiga? Sest et hetkel mulle tundub, et mingid lapsed on vähem väärtuslikud. Ma arvan, et see ei ole nagu, et mingid lapsed on vähem väärtuslikud, vaid vähemused ongi vähemused. Kõik. Ja täna me peame tegelema vähemuste toetamise asemel, me peame tegelema näiteks iibe tõstmisega, me peame tegelema enda noortega, miks noored ei leia enda kõrvale kedagi, on ju. Miks me täna oleme sellises seisus, et 20 aasta pärast väidetavalt on 200 000 eestlast vähem? Noh. Nagu see on ju probleem. Noored ei ole võimelised endale kuradi kodugi soetama. See on probleem. Ettevõtted ostavad mingid kuradi uusarendusi ära ja siis türa rendivad ja üürivad neid välja mingisugustele noorperedele, kellel türa ei ole raha lihtsalt, kes ei saa hakkama. No. Ja siis on probleem, on Chris Kärner, sest ta mingi kuradi vaatab TikTok'i mingi ja mingid vanu mingeid kuradi tujurikku ja videoid. Mis asja? No? Ma ei tea, ma ütlen ausalt, ma arvan, et ma arvan, et Chris Kerneri, kes küsida, siis kas on olemas lapsi, kes on vähem väärtuslikud, siis ta vastab sellele lihtsalt jah, ma arvan. Ma arvan, et ta on võimeline sellele jaatavalt vastama küll. Aga siis mul ongi ikkagi nagu veits on segadus, sellepärast, et ilmselgelt ei käi ju kõik lapsed. Selles suhtes, et ma ikkagi tahaks nagu nii palju öelda, et mina olen ära öelnud, et mina ei toeta vähemusi. Punkt. Ma olen seda öelnud. Nüüd mina seisan enda valijate huvide eest, eeldades, et minu valijad on nooremad. Noorem valijagrupp. Mis vanuseni, ma ei oska seda täpselt öelda, sest need andmed on salastatud. Me keegi ei tea. Ja mina seisan enda valijate eest, kes on mind valinud, kes teavad, et mina ei toeta vähemusi, nad teavad ja nad valivadki mind. Võib-olla, ma ei saa öelda, et see on nüüd ainuke punkt, miks nad mind valivad, aga kindlasti see, nad ei valiks mind, kui nad ise oleksid vähemused. You know? Ehk siis see ei ole ju vettpidav mingisugune argument, et no jaa, aga ta ju ütleb, et et seisab noorte eest, aga näe, vaata, nüüd nagu ei nagu jaa, nende noorte eest seisangi, kes on mind valinud. Kõigi eest sa ei saa hoolt kanda nagu. Vaat ei ole, kes sa oled. EMOS ja noored EMOS, kes on täpselt tema maailma arvamustega, et ühelt poolt nagu kaitseb neid inimesi ja teiselt poolt teis nagu, ma ei saa öelda, et ründab, aga ta tegi siis nagu seda nalja, et võib-olla ei tasu sellesse tõesti nii tõsiselt minna, aga just see, ma räägin, et kui ta tegi ikkagi selle volikogus selle etteaste, siis nagu päriselt nagu müts maha ja ma olin nagu väga positiivselt nagu üllatunud, et tal on nagu süda õige koha peal, on ju. No ma arvan, et see üldiselt läheb võib-olla siit nagu selle peale, et võib-olla tema nagu seisukoht on lihtsalt selline, et kõigil on, et arstiabi nagu tasuta, lastele tasuta peab olema kõigile võrdselt ühtemoodi, aga selle kõrval... No just, see on õige ka ja nii ongi. Selles suhtes, et vahet ei ole, mis on mingi maailmavaateline mingi seisukoht on, et selles suhtes see on väga õige asi tegelikult, et üleüldises võtmes ma nõustun, et ma
minu esimene mure on minu valijad, sellepärast et nemad on andnud mulle mandaadi, ehk siis ma seisan esiteks nende eest ja siis on minu üleüldised maailmavaatelised arvamused ja nägemused ja mis iganes muud asjad on ju. Et kuidas me saame sisse kasseerida alaealistelt, kes ei oma sissetulekut. Nagu saad aru, see on nii mentally retarded take lihtsalt, et kuidas me hakkame lastelt või noortelt hakkame raha ära võtma, aga nad ise ju ei teeni raha. Kust kohast me kasseerime, kellelt me kasseerime, kuidas me seda kasseerime, nagu saad aru, et see on lihtsalt, see on nii räige. Ma ei saa ju kuidagi toetada sellist asja. Noh, ei ole võimalik. Mis järgmiseks, noh? Võtame mingi pensionäridelt, võtame mingid erisoodustused ära, et mingi ülihea, et las nad siis elavad oma mingi 4 sotiga või, miks surevad nälga või? Või nagu, et pohhui või? No ei saa ju, noh. Miks me mingeid just kui päriselt kõige haavatavamaid sotsiaalseid gruppe peame mingi kuradi kiusama ja neilt ära võtma, nagu, saad aru? Et ma nõustun, me peame tegelema lastega, me peame tegelema pensionäridega ja me peame tegelema ka, ütlen otse välja, invaliididega. Tõesti, me peame nendega tegelema ja me peame neile andma kuradi sotsiaalse toetuse. Nõustun 100%. Aga nüüd, kui me räägime, mingitest kuradi vähemustest, kelleks on mingisugused omasuiharad ja kõik muud, mingisugune 45, 8 või 49 erinevat transformerit, siis mina arvan, et me ei pea neid toetama. Selle asemel võtame neilt selle raha ja ütleme, et teie vaadake ise, kuidas te hakkama saate ja paneme selle pigem siis laste ja kuradi muude sotsiaalselt nõrgemate gruppide arvele. Saad aru? Väga lihtne. Et ikkagi selgelt peavad ise hakkama saama ikkagi need inimesed, kes on võimelised ise hakkama saama ja kui nad ei ole võimelised ise hakkama saama, siis tulebki neid toetada, et nagu päris nii ei saa öelda, et et kaotame kõik sotsiaalteenused ära või? Nagu mida vittu tahate siis? Mis siis üldse alles jääb meie ühiskonnast? Kui arstiabi enam ei saada ja see on kuradi maksustatud, kui meil ei ole enam pensioneid, kui kaotatakse ära kuradi miinimumpalgad, kuhu me siis välja jõuame? Siis on ju täiesti perses ja miks on perses, on sellepärast, et meil tahetakse sisse importida ju siin uusi uhkeid välismaalasi, kes on ju arstid, insenerid ja kõik muud toredad inimesed. Ja kui nad kaotavad, kui tuleb päriselt peaks mingi hetke läbi minema see, et nad kaotavad ära mingisuguse miinimumpalga, siis kas te kujutate ette, et te olete siis, ma ei saa öelda nüüd kõigi kohta, sellepärast, et on ka spetsiifilisemaid töökohti, aga kas te kujutate ette, mis juhtub siis justkui lihttöödega, kui neid nii võib nimetada, kuigi mina neid nii ei nimetaks, aga siiski. Kui see välismaalane on võimeline seda tööd tegema näiteks 200 euro eest ja meil puudub riigis miinimumpalka, nii, siis miks peaks mõni tööandja valima endale eestlasest inimesi, kes ei ole nõus seda tööd tegema selle raha eest? Ta lihtsalt läheb, võtab selle mingisuguse hindu või uudu või ma ei tea, mõne muu mingisuguse, ma ei tea, vahet ei ole, kas ta on siis venelane, ukrainlane või poolakas või lätlane või leedukas või, ei saa ju. Et mingisugused sotsiaalsed hüved peavad olema. Samamoodi ju mingisugune kuradi tuletõrjujad, mis me teeme, et me mingi riigina või ühiskonnana oleme mingi, et tere, mul läks maja põlema mingi, pohhui vaata. See on täpselt samamoodi sotsiaalne teema, on ju. Ja võib-olla ma siis sellepärast olengi nats, et ühtepidi on minu jaoks on väga olulised meie riigi rahvus ja teistpidi on siis sotsiaalsed, ma ei tea, hüved või mured ja nendega kaasnevad asjad. Ju ma siis olengi, mina ei tean. Kui te nii ütlete, good luck ja have fun, kõigile ei saagi meeldida. I get it. Aga nagu, see on lihtsalt see on ibana. See ei ole reaalne, et me kaotame ära kõik sotsiaalsed hüved mingi ja et mingi, et ta oli Isamaas, talle järelikult ei saa korda minna mingi, ma ei tea, noorte või mingi pensionäride mingisugune käekäik. Nagu, mida vittu, mu enda vanaema on ka pensionär, ma kunagi tahan ise ka lapsi, on ju. Et saad aru, et see lihtsalt ilmselgelt ma seisan nende eest ka ju mõneti, on ju. Jah. Kui sind kotib oma rahvas, mitte välismaalast, siis sa oledki nats. No ju siis.
et on vist mingite gruppide pullimine on ikkagi okei nagu, et ühesõnaga inimesel võib olla küll selline seisukoht, et jaa, et neil kõigil on meiega võrdsed õigused, aga näiteks neid võib kiusata ikkagi. Noh, inimesel võib siuke vaade olla iseenesest. Jah, ei, see ikka, natukene on lihtsalt kahju. Muud ei midagi selles mõttes, et eks ta ise teab, mis ta teeb, kuidas ta räägib, mida ta räägib. Ma just ise mõtlen seda, et ta peab nagu teadma ju ometi seda, et noh, et kui ta seda juttu rääkis, nagu there's no way in seven heavens, kus kohast ta nagu ei mõelnud, et see resoneerub, kui ta seda ütleb. Et noh, et ma ei teagi. Suka. No ikka mõtlesin, ükski asi ei juhtu nagu niisama. Tõesti mõtlesin. Et aga see just kui nagu tolle aja hetkes nagu tundus antud kontekstis nagu hea nali. Nii. Ja nüüd, kui keegi nagu otsustas seda ära kasutada, noh, siis on nii. Ega kokkuvõttes, ega ma ei tagane nagu oma sõnade eest või mis iganes, et mina ütlen, et see oligi nali, minu jaoks see oli, tollel hetkel oli naljakas, läbi Discordi chatide ka kuulsite, et Discordis oli ka inimesi, ma ei hakka nimesid nimetama, et kes ka justkui kütsid kaasa ja naersid kaasa, noh, samamoodi ma kujutan ette, et kui seal oleks ka chat kaasatud sinna sellesse TikToki või kuhu iganes, siis ma arvan, et ka sealt oleks tulnud päris mitmeid inimesi, kes oleks nagu just olnud mingi ha-ha-ha ja kaksis vee on ju, et mina ei tea. Ma nagu, ma tõsi meelin, ma ei näe, et ma oleks ikkagi midagi teinud halvasti. Et enne valimisi ma nõustun, et too nali, mis ma tegin siis sotside seina äärde panemise kohta, minu meelest too ka oli geniaalne nali, siiamaani arvan nii. Küll aga noh, kui seda võtta kui üleskutset, siis see on väga problemaatiline. Jah, ma ei tea. Tõenäoliselt lihtsalt ongi minu arusaam sotsiaalmeediast on hoopis midagi muud kui kellegi teise arusaam, eriti tõenäoliselt vanema generatsiooni arusaam, kes justkui ei ela siin. Võt. Sotsinali oli küll geniaalne. No minu isiklikul hinnangul samamoodi. Jah. Mis sotside naljast räägid? Me perinaatoril on väheseks jäänud siin. Šokipoliitik või? Ma ei tea, kuidas seda nimetada. Nii on, aga rääkides... No võt, ühesõnaga tõenäoliselt järgmises nädalas me oleme ka... siis me oleme seal teemaga, et ma ei kuulu enam fraktsiooni. Nojah, ma ei tea. Ühesõnaga, ega ma väga palju nagu ei oskagi selle peale öelda, mis me siit kuulsime praegu. Ühesõnaga, jah, ma ei tea, suures pildis ma arvan, et on ebaoluline see, et kas keegi on transformer, kui me räägime sellest, et jõu, tal on mingi erakorralist meditsiinilist visiiti vaja, et